Tere, mina olen Aleksandra, olen 8. klassi õpilane. Tere tulemast kuulama Viljandi Jakobsoni kooli meediaringi podcasti. Eelmise podcasti külaline oli meie endine keemiaõpetaja Tauno Tilk, kes on nüüd meie kooli direktor. Tänane külaline on meie kooli uus keemiaõpetaja Ronald Laarma. Tere! Tere! Miks te hakkasite keemiaõpetajaks? Keemiaõpetajaks ma hakkasin täitsa sellepärast, et tekkis selline võimalus ja keemia on mulle alati väga hingelähedane olnud, mulle meeldinud, sest kontrolltöid on palju parem parandada võrreldes bioloogiaga, kus oli siis vaja esmajoones dešifreerida käekirjad, et üldse aru saada, mida õpilane siis, milliseid mõtteid ta mõtleb. Nii et keemia sellepärast, et jah, keskkoolis mulle väga keemia meeldis ja väga suur inspiratsiooniallikas oli mu eelmine keemiaõpetaja keskkoolipäevilt, nii et tervitused Tiina Asile ja Parksepa keskkooli, kes siiamaani seal keemiat õpetab. Nii et sellepärast. Millised ained peale keemia pakkusid teile kooli ajal huvi? No põhikool oli ikka selline kasvuraskuste ületamine, et siis ei pakkunud väga ükski aine huvi, et oli rohkem selline üleelamise periood ja seetõttu ma tegelikult tänapäeva noortele ka ei pane pahaks üldse, et see põhikool tuleb lihtsalt üle elada. Aga ma ütleks, et selline suur avanemine toimus alles gümnaasiumipäevil ja tegelikult siis kuidagi jõudis kohale see teadmine, kui huvitav maailm on. Meil olid seal väga head õpetajad, alustades muusika ajalooõpetajast, siis kunstiajalooõpetajast, need ka sellised kaunid kunstid olid hingelähedased. Aga kuna ma muusikakoolis käinud ei ole, siis muusikukarjäär on jäänud niimoodi mujale, et teistele nii-öelda toimetamiseks. Et ikka keemia oli selline lemmik, siis sellised kunstid olid ka toredad. Ja muidugi matemaatika mulle meeldis ka tohutult, sest mu enda selline tädi õpetas seda ainet. Nii et seinast seina. Mm-hmm. Millega tegelesite enne seda, kui hakkasite keemia ja loodusainet õpetajaks? Enne kui seda tööd tegema hakkasin. Kõige esimene töökoht oli mul kohaliku farmi juures, kus ma siis juba sellise väikse lapsena käis tihe konkurents selle peale, kes saab siloauku soola viskama. Sest see oli palgaline töökoht, mitte tasuta töökoht. Nii et see oli iga aasta suur konkurents meie külas, et kes siis lastest sinna saab. Siis ma olen töötanud baarmenina, ma olen töötanud raamatupoes müüjana, ma olen töötanud ülikoolis ja nüüd olen siis otsapidi põhikoolis. Nii et erinevaid töökohti olen pidanud ja kõik on omamoodi sellised huvitavad ja väljakutsuvad olnud. Mm-hmm. Olete olnud pikalt ülikooli keskkonnas. Mille poolest on see keskkond silmapaistev või erinev? Ülikool on ikka täitsa teistsugune keskkond. Juba sellepärast, et see on keskkond, kus esimesest päevast peale, kui sa sinna lähed, on vastutus ainult sinu enda õlul. Et see, milliste teadmiste ja pagasiga sa sealt majast nii-öelda välja lähed, on kõik sinu enda teha. Ja eks esimese hooga selline vabadus ajab pea sassi ka, sest kui ikkagi 16 nädalat käid loengutes ja tegeled kõige muuga ka, ja siis järsku kõikides nendes ainetes, mida samaaegselt on võib-olla 7-8 tükki, tulevad eksamid. Kõigi selle 16 nädala materjali peale. Nii et see on mõnes mõttes hirmutav keskkond, aga samas see tekitas nagu päris suure sellise motivatsiooni iseeneses. Et sa tahtsid paremaid hindeid saada, sa tahtsid olla parem võib-olla oma kursusekaaslastest, sa tahtsid kasutada neid võimalusi, mida see ülikool pakkus. Tänapäeval on juba igasugused võimalused, et sa saad käia välismaal õppimas mingid semestrid. Et ta on väga teistsugune keskkond ja sinna üldjoontes koonduvad siis sellised inimesed, kes tahavad õppida ja peavad õppimisest lugu. No loomulikult satub sinna ka selliseid inimesi, kelle jaoks see on nii-öelda teisejärguline, aga tegelikult nemad kaovad peale esimest aastat üsna ruttu. Aga need, kes ikka lõpuni ära purjetavad, tegelikult nendest saavad sulle head sõbrad terveks eluks, eriti kui see samas valdkonnas edasi toimetate kõik.
nii et ta oli hästi tore keskkond, hästi tore aeg ja see aeg läks meeletult ruttu. Nii et selline ennastjuhtivus on see märksõna kindlasti, mis ülikooli minnes sul juba arenenud võiks olla. Ülikoolis olles tegite ka doktoritööd. Mis see täpsemalt on ning kuidas te sellega kokku puutusite? Ja tõsi on see, et doktori õppekavale ma sisse astusin. Doktorantuuri ma ei lõpetanud, mis on ka selline, mõnes mõttes ma mõtlen, et see oli positiivne, et ma seda ei lõpetanud, sellepärast, et ma näen hästi palju seda, kuidas täna Eestis seda doktorikraadi väärtustatakse üsna vähe. Et eelmisel aastal soovis siis mul hea tuttav, ka bioloog, kooli tööle minna, küll üldhariduskooli, ja tal oli suur soov seda tööd teha, aga koolijuht ütles, et sa oled ülekvalifitseeritud ja me sind ei palka. Ja seda ma olen kuulnud nagu päris paljudes teistes koolides ka, et eriti just, kui sa tahad põhikooli tööle minna. Aga gümnaasiumis ma arvan, et need asjad on juba natukene paremad ja tegelikult Tartus on ka selliseid õpetajad, kes tegelikult töötavad samaaegselt ka ülikoolis. Nii et ma ootaks võib-olla seda hetke, kui Eesti saab aru, kui väärtuslikud need doktorikraadid on, et me peame neid hoidma siin koha peal, et meid on ainult 1 miljon, meid ei ole rohkem, et me ei saa lasta tegelikult nendel tublidel inimestel siis üle maailma minna. Et me peame nad tagasi koju meelitama, et siis ise nii-öelda vaimult rikkaks jälle saada. Kuidas te sellega rohkem kokku puutusite? Et mida see endas hõlmas? See doktorantuur? Jah. No, doktorantuur näeb välja selline, et seal on üsna vähe aineid, aga sinu põhitöö peaks seisnema selles, et sa võtad osa siis erinevatest uurimisprojektidest, uurimisrühmade tööst ja õpid siis nii-öelda seda teaduse köögi poolt. Ehk kuidas siis valmib üks teadusartikkel, mida selleks tegema peab ja kui palju eeltööd tegelikult enne seda artiklit siis tuleb teha, et sa saaksid ühe paberi valmis kirjutada. Ehk põhimõtteliselt, kui sa oled bakalaureuse magistri läbi teinud, siis tegelikult nende artiklite kirjutamine siis ongi nagu väikeste bakalaureuse või magistritööde siis edasi kirjutamine. Kahjuks juhtus niimoodi, et mina sattusin sellisesse rühma, kus tööd oli väga palju, aga aega üsna vähe, nii et meil teadusartikleid ilmus üsna vähe. Praegu üks käsikiri on õhus, aga ma seal hetkel enam ei tööta, nii et ma ei tea, mis seisus see täpselt on. Aga jah, doktorantuur nõuab veel rohkem sellist ennast juhtivust. Pead ise olema selline aktiivne pool tugevasti oma juhendajaga, saama väga heaks sõbraks, partneriks tegelikult ja tegelikult sa saad juba partneriks siis, kui sa astud juba magistri õpingutesse. Et siis toimus selline hästi suur kuidagi nihe, kuidas õppejõud muutusid sõpradeks ja küsisidki sult koridori pealt, et kuidas sul läheb, millega sa tegeled. Et enne seda me olime nende jaoks lihtsalt oligi see õpetaja ja siis õpilase suhe. Et siis nad juba said aru, et kes on kes ja kellega mida arutada saab. Tulles siis tagasi olevikku, et olete ka Taibukate teaduskooli õpetaja. Mida te seal täpsemalt teete? Taibukate teaduskool on hästi põnev koht, kus siis maakonnast erinevad koolid saavad tulla laborisse, nagu üsna päris labori sarnasesse keskkonda ja erinevaid teemasid seal lähemalt uurida. Et Taibukate teaduskoolis on palju erinevaid õpetajaid ja võime öelda isegi, et õppejõude. Osad käivad ka ülikoolist siia neid praktikume tegemas, kus siis õpilased saavadki päris selliste katsevahenditega neid asju uurida, mida nad tunnis tegelikult õpivad. Sest päris mitmetes koolides puudub selline korralik labor või üldse selline võimekus, et mingisuguseid katseid läbi viia. Kõik sõltub natuke ka sellest rahastusest, sest mitmed loodusainete vahendid on väga kallid. Et kui me mõtleme Vernieri peale, siis väga paljude jaoks tundub see täiesti elementaarne, mis võiks tänapäeval olemas olla, aga need on ääretult kallid aparaadid ja paljudel koolidel lihtsalt seda ressurssi ei ole, et seda soetada.
ja nagu ma olen aru saanud, siis see Taibukate teaduskool natuke sellepärast ongi ellu kutsutud, et ei peaks iga kool endale tohutut laborit üles ehitama, vaid et inimesed saavad tulla ühte kohta õppima, neil on seal olemas juba juhendajad, neil on olemas seal välja töötatud praktikumid ja saavad neid vahendeid siis kasutada ja nendega tööd teha, sest enamus nendest vahenditest, mis seal laboris ongi saadud ülikoolidelt. Kas siis see on neil seisma jäänud, nad ei vaja seda enam, on ise uuemad ja paremad vahendid ostnud või siis on tõesti lahkelt lihtsalt antud, et neil võib-olla nii väga vaja ei ole, et tegelikult ülikoolidel nii-öelda keldrid on täis asju, mis seisavad et juba ammusest ajast, et siis tasub need anda küll koolidele kasutamiseks. Et Taibukate teaduskool on tore koht. Kas te ise seal teete rohkem mingisuguse kindla loodusainega seotuid labori või see varieerub seinast seina? Praegu ainult keemia selliseid praktikume. Et mis järgmine aasta toob, veel täpselt ei tea, mingisugused mõtted on, et võib-olla natukene hakkab sellist noortematele klassidele siis sellist hüdrobioloogia kursust välja mõtlema. Aga praegu ainult keemia. Aga ma tean, et seal uuritakse igasuguseid baktereid, seeni, DNA meetodeid, mida isegi mõne ülikooli õppekavas ei ole olemas, aga siin saab juba põhikooli õpilane DNA-ga tuttavaks. Nii et väga väärtuslik ja soovitan käia, kui vähegi võimalus on. Koolis juhendate te ka Globe huviringi. Mida see endast kujutab? No Globe on tegelikult sellele koolile nii-öelda unustatud vana. Just teile sirvisin üle pika aja jälle almanahhe ja leidsin sealt täitsa ühest almanahist pikad jutud loodusainete juures, kuidas on Globe tegevustega gümnaasiumi ajal siin majas tegeletud. Ja osad vanemad õpetajad tegelikult ka mäletavad veel neid aegu, neid Globe'i aegu. Aga Globe ise on selline rahvusvaheline programm, mis on siis ameeriklaste poolt esile või ellu kutsutud. Ja seda tingis siis puhtalt vajadus satelliidi andmeid kalibreerida siis maapealsete andmetega. Et meil on maakera ümber väga palju satelliite, mis erinevaid mõõdistusi teevad ja NASAl oli vaja siis saada täpsemat infot. Kui me mõtleme nagu 25 aasta tagustele kaardipiltidele, mis ülevalt on pildistatud, siis need on ikka päris õudse kvaliteediga. Ja sealt on nagu väga raske aru saada, kas see on metspõld või midagi muud. Et siis täna on need andmed läinud ikkagi niivõrd heaks juba, et me saame juba ülevalt pildistada kogu maakera ülesse ja isegi kokku arvutada, kui suur sinu maja pindala näiteks on või mitu marjapõõsas sul aias on. Et NASA tahtis saada täpsemaid andmeid, et oma siis kosmoselende ja satelliite paremini kalibreerida. Ja kuna nende enda võimekus siis neid andmeid üle maailma koguda on ikkagi piiratud, kui sa oled selline Ameerika organisatsioon, et siis nad nuputasid välja sellise kavala süsteemi, kus panid siis tavalised ilmakodanikud loodust uurima. Ja selliseid lihtsaid andmeid koguma nagu temperatuur, millised pilved parasjagu on, kas on sadanud vihma või ei ole sadanud vihma. Et neid asju, mida satelliit nii hästi mõõta ei saa. Ja tuleb välja, et siit maa pealt ülesse on lihtsam pilvi hinnata kui ülevalt alla. Ja seetõttu siis on tegelikult üle maailma väga palju riike, kes kõik siis nii-öelda NASA heaks tööd teevad. Ja väga tublid riigid ja koolid on ka NASA astronautidega kohtunud. Neid on Ameerikasse kutsutud külla, nii et selles mõttes selline tihe koostöö ja tegelikult võidavad siit kõik. Et ka meie võidame, sest meie õpime erinevaid pilvi tundma, me õpime märkama ilma muutuseid, enne kui ilm võib-olla muutuma hakkab. Ja tegelikult me saame süsteemselt uurida meie ümbritsevat keskkonda. Me saame uurida vett, me saame uurida atmosfääri, biosfääri. Ja täna näiteks käisime pedosfääri kuuendikega siis uurimas, kus kaevasime siin samas meie nimel meetrise augu, nii et saime teada, et muld on üsna kuiv. Mida on see sama kogukond teile andnud? Ma sattusin sinna hästi juhuslikult.
Tollel ajal juhtis Globe'i Kaido Reivelt, kes on füüsik Tartus, ja tema otsis siis inimest, kes veekogusid tutvustaks õpilastele laagris. Ja see kiri jõudis meie majja. See inimene, kellele see kiri jõudis, temale ei sobinud, ta ei saanud sellel ajal minna, siis see kiri saadeti edasi järgmisele, temale ka ei sobinud ja siis jõudis see kiri minu postkasti täiesti juhuslikult, et professorid ei saa minna, aga et mine sina. Ja 2014 oli minu esimene laager ja see toimus siis Aegviidus Nelijärvel. Ja tegelikult sellest hetkest peale olen ma saanud endale väga head sõbrad, koostööpartnerid, toetajad, kes ka tegelikult motiveerivad väga tugevasti. Viimane sündmus oli näiteks Globe Euraasia Euroopa kokkutulek, mis toimus Horvaatias, nii et siis kutsuti sinna. Nii et neid võimalusi on loodud nagu väga palju ja kes vähegi nagu jaksab, kellel on seda energiat ja tahtmist, see tegelikult saab sellest programmist oluliselt rohkem välja pigistada. Ja mul on väga suur ja hea meel, et meil on siin Viljandis, Viljandi gümnaasium, kes pakub meile mõnusalt konkurentsi nende samade uuringute tegemisel. Nii et viimasel veepäeva väljakutsel siis me mõlemad koolid seal osalesime ja oli väga huvitav siis võrrelda neid tulemusi, et mida nemad tegid ja mida siis meie tegime. Nii et sõbrad terveks eluks kindlasti on üks märksõna ja tegelikult sellised süvendatud loodusteadmised. Võib-olla valdkonnast, millest sa väga hästi esialgu ei jaga, aga pärast koos nende teadlaste ja õpetajatega ja treeneritega, kes seal siis programmis osalevad, saad sa nagu päris hea põhja endale siis loodusteaduste mõttes. Nii et ta annab rohkem, kui ta võtab, kuigi esialgu tundub, et nõutakse õudselt palju, et sa pead iga päev ilma vaatama, selle kirja panema, need andmed ära saatma ja nii edasi, aga tegelikult, kui need asjad selgeks saavad, siis ilma andmete saatmine võtab aega maksimaalselt 2 minutit sinu päevast. Aga teadmised jäävad terveks eluks. Läheb siis natukene hariduse teema pealt kõrvale. Küsib siis teilt endalt väljaspool kooli. Millised on teie hobid? Üldiselt hobidega tegelemiseks, nagu paljudel õpetajatel, on aega üsna vähe. Aga mulle meeldib olla väga väljas, et see harjumus on kuidagi jäänud, et kõik tegevused, mis seonduvad siis loodusega, õues olemisega, sobivad väga hästi. Nii et võib öelda, et aiandus on üks hobidest, reisimine on teine suur lemmiktegevus, kui ka Eesti-siseselt. Ja kolmas on selline natukene veider ajalooline huvi, et ma üritan käia järgemööda läbi siis Eestis asuvaid mõisakomplekse ja mõisu, ka neid, mis on siis tegelikult varemetes, sest kuidagi tolle ajastu mõtestamine on mulle nagu väga südamelähedaseks muutunud. Just see periood Eesti ajaloost, kui tegelikult meie elu suuresti juhtisid sakslased ja kuidas nad kujundasid meile sellise saksapärase kultuuriruumi siia ja kõike seda, et kuidas selline üks perefirma tol ajal töötas, on väga huvitav nagu jälgida ja milliseid märke nad meie maastikku on jätnud. Et see on minu meelest täiesti hämmastav tükike meie ajaloost, mida võimaluse korral me võiksime küll proovida säilitada, sest meile kõigile meeldivad need uhked lossid, mis püsti on praegu, eks ole, Sangaste, Alatskivi, täitsa muinasjutulised lossid, eks ole. Aga me ei tohi nagu ära unustada, kui palju nagu selliseid tavalisi lihtsaid karjamõisakesi oli, kus lihtsalt loomi peeti ja olidki sellised puidust majakesed või madalad ühekordsed kivist majad. Ja sinna poole muidugi see kurb pool ajaloost, kuidas me ise oleme neid lossikesi ja häärbereid hävitanud. Et lihtsalt sellepärast, et meie ajalugu on niimoodi kujunenud. Olete ka käinud palju reisimas ja reisidest olete kokku kogunud tugeva liivakollektsiooni. Millest selline kogu alguse sai? See kogu sai alguse sellest, kui me otsustasime siis oma elukaaslasega minna Ameerikasse reisile ja see reis kestis meil 6 aega. Me siis nii-öelda lendasime New Yorki
ja siis sõitsime autoga siis teisele kaldale ja lõpetasime siis Los Angeleses. Ja mingil hetkel see ei tulnud kohe alguses, nii et New Yorgist ei ole mul ühtegi liivakest, aga mõned osariigid edasi kuidagi tekkis selline veider mõte, me ikka sattusime vee äärde, minu südame kirg on ikkagi vee ääres ka viibida, nii et me sattusime vee äärde ja lihtsalt ühel reisikaaslasel tuli see mõte, et aga võta liiva kaasa, sest liiv ei maksa mitte midagi, suveniirid maksavad. Ja kuidagi siis tekkis ka selline väikene hasart, et kust kohast on võimalik siis liiva hankida. Ja tegelikult sealt Ameerikast siis tuli päris korralik kollektsioon, mis tegelikult pani siis alguse kogu sellele veidrale hobile. Ja mõned ma võtsin kaasa ka. Võtsin Ameerikast 2 tükki kaasa. Et üks on siis siit Californiast, surmaoru põhjast ja see liiv on nii tuhkuiv, sest seal sajab üliharva ja väga vähe, nii et see liiv ongi täitsa nagu selline tolm ja ühtegi looma ega taime me seal surmaoru põhjas ei leidnud. Mis ei tähenda muidugi, et neid seal ei olnud, kindlasti oli. Teine on ülivalge liiv New Mexicost ja selle koha nimi ongi White Sands. See asub sisemaal ja see on üks lõputu valge liivaväli ja kui neid pilte siis guugeldada, siis tegelikult see tõesti on selline muinasjutuline paik ja sealt siis me saime ka mõne juka seemned, mis õnneks läksid meil kasvama, nii et meil on sealt siis ka taime näidised olemas. Ja üks huvitav veider koht, mulle mitte veider, vaid mitte Ameerika, vaid Suurbritannia on ka mulle väga-väga hingelähedane juba selle kultuuri pärast, aga ma sain 1 aasta käia Šotimaal rohkem ringi ja mida sa Šotimaalt tood? Ikka tood Loch Nessi järve ääres siis ka endale midagi kaasa ja mõnele ma olen siis seda ka kinkinud, sest seal ei ole liiv, seal on siis selline graniitkillustik. Ja seda järvekoletist me kahjuks ei näinud tol päeval, aga küll saime seal giidi käest siis väga hea brošüüri, mis väga hästi seletab siis ka hüdrobioloogiliselt seda fenomeni, et mis asi siis see Loch Nessi koletis siis on, mida need inimesed seal tegelikult siis näha võivad, sest bioloogiliselt pole võimalik nii suurt elukat seal järves ära toita, sest see on üsna vähe siis toitu talle. Nii et seda elukat ei saa juba selle pärast olemas olla. Millised on teie lemmikkohad, mida te olete külastanud? Nagu üleüldse? Jah. Lemmikkohas piisab üsna vähesest. Seal peab olema vesi, loodus ja hea seltskond ja need ongi kõik lemmikkohad. Et ma olen aru saanud sellest, et ei loe see, kui ilus see koht on või kui puhas see koht on või milline ta üldse välja näeb, vaid väga suuresti loeb see, kellega sa seal parasjagu oled, see seltskond. Sest näiteks Berliin, mis on väga tore linn, ei meeldi mulle üldse, sest ma sattusin sinna üsna kehva ilma ajal, üsna kehva seltskonnaga ja mul on Berliinist jäänud nii halb mälestus, et ma isegi ei taha sinna tagasi minna. Kuigi tegelikult ma tean, et Berliin on väga ilus linn ja väga tore linn ja väga kultuurne linn. Aga et miski pärast on jäänud selline esmamulje kohe külge. Aga et enamasti kõik kohad, kus ma olen saanud või on mul olnud võimalus käia, et need on alati toredad kohad olnud. Sest need jälle panevad kuidagi perspektiivi selle, et mis mul siin kodus on, mis mul siin Eestimaal on ja tegelikult, kui sa maailmas ringi käid, siis sa saad aru, milline paradiis tegelikult Eesti on ja tegelikult, kui vähesed Eesti maalased sellest tegelikult aru saavad, et milline paradiis neile siia Läänemere kaldale antud on. Meil ei ole maavärinaid, meil ei ole hirmusohtlikke loomi, taimi.
et kõik meie kõige hirmsam loom Eestis on karu, noh muidugi neid peab hakkama kartma, sest neid on nii palju juba. Aga meil ei ole Eestis mitte midagi hirmsat, mida karta, meil on väga turvaline keskkond ja sellist loodust ümberringi. No mujal maailmas otsitakse tikutulega taga, et me peame seda hoidma, see on meie kõige suurem väärtus. Ja viimastel aegadel ma olen mõelnud ka seda, et nüüd, kus ma siin Viljandimaal elan, ma olen muidugi elanud kogu aeg kõrgustikel, nii et see on mu 3. kõrgustik, kus ma elan, et siin Viljandimaal see loodus kuidagi loob täiesti selle inspiratsiooni ja selle võib-olla, et meil siit nii palju kunstnikke, kirjanikke ja kuulsaid inimesi pärit on, et see keskkond tegelikult väga-väga mõjutab meid igapäevaselt, kuigi me mõtleme harva selle peale, mis meie ümber on. Et ma täitsa tunnen, et see metsa sees, kärstnametsade sees elamine mõjub vaimsele tervisele fantastiliselt. Nii et soovitan. Kas teil on mingisuguseid kohti, kus te olete varem käinud ja kuhu te kindlalt tahaksite tagasi minna? Horvaatiasse ma läheks iga kell ja kui ma saaks, ma ostaks endale sinna täitsa ühe majakese mere äärde, sest see on imeline. See on nii ilus, ma ei kujutanud elu sees ette, et Horvaatia võib nii ilus riik olla. Loomulikult kõik see, mis on sealt nii-öelda ranniku ääres siis sisemaa poole, muutub muidugi kiiresti natuke nutuseks, et see ei ole enam nii ilus, aga see mereäärne nii-öelda Horvaatia kallas on fantastiline. Islandile läheksin kindlasti tagasi, iga kell, ja Ameerikasse ka, selles mõttes, et põhjaosariigid on kõik läbi käimata. Kanadasse tahaks kindlasti minna, juba selle looduse pärast, mis seal on. Ja kuigi praegu ei tohi öelda seda, aga tahaks Venemaale ka kunagi minna. Et ma ei ole Venemaal käinud ja kas või Peterburis, mis on ka väga ilus linn, korra elus tahaks ikkagi ära käia, aga praegu on see teema on nagu problemaatiline. Ja nüüd, kus ma olen rohkem reisima hakanud, ma olen aru saanud, kui oluline oli kooli ajal tegelikult see B-keel, see vene keel, mida meie õppisime. Kuigi see mentaliteet oli üsna kehv, et meie vanemad ei soosinud seda, et õppige vene keelt, et teil on seda elus vaja. Et ilmselt see nii-öelda nende enda selline traumaatiline kogemus oli see, mida me ka üle elasime. Et nüüd tegelikult ma saan aru, et kui sa vene keelt oskad, kas või suhtlustasandil, siis kui suur osa maailmas sulle nagu avaneb, sest ingliskeelega, sa Euroopas saad enam-vähem hakkama, mida lõuna poole sa lähed, seda või pigem siis kagu poole, et seda vähem sul on selle ingliskeelega seal pihta hakata ja seda rohkem oleks sul seda vene keelt vaja. Ja tegelikult, kui sa mõtled, et Venemaa on 1/6 planeedist, mis on lukus lihtsalt selle pärast, et sa ei oska vene keelt, kuigi sa oled seda väga kaua õppinud, siis see on ju tegelikult päris kurb. Et me arvame, et ingliskeelega tänapäeval saab igal pool hakkama, aga tegelikult on selliseid riike, kus ingliskeelega ei tee suurt mitte midagi. Ja Aafrika, täitsa läbi käimata. Olete ka kirjutanud raamatu või siis olnud üks peamiseid raamatukirjutajatest Eesti järved. Kuidas ja mille raames see ettevõtmine kulges? Seda võib siis nimetada limnoloogide piibliks, sest viimane tolle taoline raamat ilmus siis sügaval nõukogude ajal. Tubli järveteadlane Aare Mäemets pani kokku 2 raamatut, kus ta tõesti peaaegu kõik lombikesed Eestimaal oli läbi käinud. Aga need andmed hakkasid siis käesoleval sajandil juba nagu muutuma ja nende andmetega, mis tollest ajast pärinesid, ei olnud nagu väga enam midagi peale hakata. Ja seal samas ülikooli teadusrühmas siis meil tekkis selline mõte või soov, et me võiksime oma siis 70 aasta kogutud andmed siis kaante vahele lüüa, nii-öelda uuendada siis neid andmeid, sest nõukogude ajal olid osad järved olid väga heas seisus, aga nad olid juba reostunud ja tegelikult me täna näeme seda vilja, mis siis nõukogude ajal nii-öelda külvati meie järvedesse. Et kui
meile räägiti loengutest seda, et mitukümmend aastat tagasi väetati põlde lennukitelt, sest väetis oli nii paganama odav, siis täna me teame, et väetis on kulla hinnaga, eks ole, et me siin praegu ka Eestis jälle ilmselt hakkame rääkima fosforiidist kui nii-öelda väga väärtuslikust maavarast, sest mujal maailmas on hirmus fosfori puudus. Sest põllumajandus on läinud nii palju intensiivsemaks, me oleme oma maa ja mulla ära kurnanud, me peame seda väetistega pidevalt rikastama. Siis tegelikult nüüd on jõudnud see nii-öelda väetise nii-öelda tugev mõju meie veekogudesse, ta on esile kutsunud mitmed probleemid, nagu taimedega kinni kasvamine, mudastumine, nimetame seda üldiselt eutrofeerumiseks, aga meie inimestena, kes me järvedest suurt midagi ei tea, me näeme, et järv lihtsalt kasvab kinni, et me oleme kiirendanud järvede vananemisprotsesse. Ja me oleme jõudnud väga vähe järvi korda teha. Me oleme meeletu kiirusega nad ära rikkunud, aga me oleme jõudnud väga vähe korda teha, sest korda tegemine on meeletult kallis. Me räägime miljonitest, mida siis tuleks ühte järve investeerida, et ta korda teha. Ja seetõttu siis oligi vaja neid uuemaid andmeid, et oleks nii-öelda ajaloos märk maas sellest muutusest, mis on toimunud. Ja meie ülesanne on nüüd siis mitte rohkem reostada ja võimaluse korral sest seda protsessi nii-öelda tagasi pöörata ja oma veekogusid tervendada. Aga kuidas kuidas me jõudsime selleni? Ja kuidas te nagu täpselt selle raamatu kirjutamiseni jõudsite? Ja see mul mõte läks kohe täitsa niimoodi jalutama, aga meil juhtus niimoodi, et me läksime kõigepealt siis näidispeatükiga, läksime Varraku ukse taha. Varrak on väga lugupeetud kirjastus meie meelest Eestimaal ja väga pikaajaline ja läksime nende uste taha ja nemad siis kuulasid meid ilusasti viisakalt ära, nagu haritud inimesed ikka, ja ütlesid siis meile ilusasti, et kui te soovite sellist raamatut uuesti teha, siis selle ühe raamatu hind algab sealt 50–60 eurost, sest värvitrükk on kallis, raamat tuleks paks ja kuidagi siis anti meile mõista, et jah, mingisuguse osa meie kirjastusena võime katta, aga suurem osa rahastusest tuleb teil siis leida kuskilt. Aga see oli juba siis see aeg, kus tegelikult ülikoolidel hakkas nende rahakotte tugevalt pitsitama, sest ülikoolid on põhimõtteliselt projektipõhised. Kõik need teadlased peavad ise endale töö hankima, mida siis täitma hakata. Ja meil oli ka natuke selline salajane mõte, et hangime siis endale töö, mille eest meile siis makstakse, mida teha saaks. Aga sinna siis see jäi ja läks, ütleme, 2-3 kuud mööda, kui siis Varrakust tuli meie majja kiri, mitte meile, vaid ühele teisele siis järveuurijale, et äkki te oleksite nõus Eesti järvedest sellist populaarteaduslikku raamatut kirjutama. Ja see Rohelise Eesti sari, võin näidata, selline tore roheline sari, kõik need raamatud on sellised rohelise seljaga ja on sellised populaarteaduslikud, kus siis ongi siis Eestist otsitud üles mingisugused teadjamehed, kes selle valdkonnaga on tegelenud, et nad siis kirjutaksid siis sellise üldhariva raamatu. Ja siis jõudis see kiri uuesti nagu meie postkastidesse ja meil on siin raamatul on kokku 9 autorit, aga juhtus niimoodi, et põhiautoriks üsna ruttu kujunesin mina. Kuidagi see kõik jäi minu kätte, minu juhtida ja nii ma siis selleks esimeseks autoriks sain ja teistel autoritel selle vastu midagi ei olnud. Mul on muidugi hästi kahju, et kõik need autorid siia esikaanele ei mahtunud, sest nad kõik seda selles mõttes ikkagi väärisid. Aga tagasi vaadates sellele protsessile, siis see oli meeletu aeg ja meeletu töö, mis selle raamatu alla läks, sest kõik need andmed, mis siia tuli mitu korda üle kontrollida ja vaadata, et nad ikkagi andmebaasis ka meil samasugused numbrid pärast kokku tuleksid. Ja üsna ruttu sai selgeks see, et selliseid põhjalikke uuringuid Eesti järvede kohta, kus me oleme nii-öelda keemiast kuni kaladeni kõik läbi uurinud, neid oli siis üks 100 ringis.
et seetõttu siis siin on umbes 100 järve siin raamatus, sest teiste kohta sellist esinduslikku ülevaadet oli raske kirjutada, sest meil oli nii-öelda andmetes olid augud. Et keemiat oli kenasti uuritud mitmeid aastaid, aga kui ei olnud taimi uuritud või kalasid uuritud, et siis me kohe nagu selle järve jätsime välja, sest tavaliselt taimed ja kalad on see põhiasi, mida siis üks inimene järve kohta nagu teada tahab. Et mis kala seal elab, eks ole. Ja kui neid uuringuid ei olnud, siis me seda ei saanud kasutada. Kui kaua teil läks, et see raamat kokku panna? No julgelt 2-aastane protsess oli see küll. Kõigepealt läks pool aastat, et üldse kokku leppida, kes meil seda kirjutama hakkavad, ehk see meeskond. Siis tuli välja nuputada, mis järjekorras ja milline hakkaks see nii-öelda süžee olema sellel raamatul. Ja tulles tagasi ühe alguse poole küsimuse juurde, et millised need eripärad siis ülikoolis on. No üks suur eripära on see, et hästi suured isiksused satuvad kokku ühte töörühma. Ja igaühel on oma konkreetne nägemus, kuidas asjad olema peavad ja kuidas kindlasti olla ei tohi. Ja sellist vaidlemist oli meil ikkagi väga-väga palju. Ja lõpuks siis tuligi ennast selles osas kehtestada, et kui sina juhid seda protsessi, siis mingi hetk sa pead ütlema, et me teeme niimoodi ja punkt. ja seda vaidlust oli palju ja seetõttu siis see aeg, mis siia alla läks, oli nagu üsna suur hulk töötunde ja neid käsikirja variante on mitu. Ja muidugi siinkohal tuleb suured tervitused saata raamatu teisele autorile, kolmandale autorile, kes oli meie väga tugev keelekorrektuur, kes õpetas mulle seda, et sõnadel on konkreetsed tähendused ja neid tuleb konkreetses kontekstis kasutada. Ja nüüd on see mulle selles mõttes külge jäänud ja väga paljudele tundub, et ma lihtsalt norin, kui keegi hakkab rääkima liikidest ja siis tuleb välja, et hoopis mingisugused, need on mingid liivatüübid või mingid hoopis muud asjad, et siis liik on ikkagi elusorganism, eks ole, ja nii edasi. Ja tõug on ka elusorganismide selline tunnus, et ma ei saa sõnu kasutada suvalises kontekstis, vaid igal sõnal on oma konkreetne tähendus ja miski pärast on meie elu läinud nii palju edasi, et me väga vähe mõtleme selle peale, et sõnal on oma konkreetne tähendus. Et kui sa ka õssi lahti võtad, siis seal on ju kenasti seletatud, et mida see sõna siis tegelikult tähendab. Et me peame nagu oma eesti keelt hoidma. Et ise me peaksime teadma, mis need mõisted tähendavad ja õiges kohas kasutama. Sest haritud inimese üks tunnus ongi see, et ta oskab neid termineid õigel ajal, õiges kohas, õiges kontekstis kasutada. Minnes siis raamatu teemadega edasi, kuuldavasti on teil suur raamatukollektsioon. Mis on teie lemmikraamatud? Minu äärmiselt suur raamatukollektsioon on hetkel kõik jälle kastides ja ootavad seda toredat aega, kui ma saan nad jälle välja pakkida. Aga minu lemmikraamat, see oli kui raske küsimus see oli, sest erinevatel eluperioodidel on mul nagu need lemmikud nagu muutunud. Et kui ma mõtlen lapsepõlve peale, siis mu lapsepõlve vaieldamatu lemmik oli Pullerbi lapsed ja seda ma lugesin 10 korda kindlasti algusest lõpuni läbi. Ja seda võiks täitsa uuesti lugeda nüüd täiskasvanu pilguga. Et see oli kindlasti üks mu lemmikraamatutest lapsepõlves. Aga täna ma ütleksin, et mu lemmikraamat, mida ma igal hetkel võiksin uuesti kätte võtta, on Rehepapp. Sest kui peenelt on osanud siis Andrus Kivirähk eestlaste külaarhetüübid kirja panna, on minu meelest hämmastav ja see seletab meie kui eestlaste kohta kui palju asju tegelikult ära. Et see on lisaks sellele, et ta on nii humoorikalt kirjutatud, siis ta on ka selline, kuidas ma ütlen, natuke nagu ajalooline sissevaade ühe Eesti kultuuri kujunemise lukku. Ja see raamat on mulle nii palju inspiratsiooni andnud, et minu koera nimi tuleb ka sealt raamatust. Minu koer on Ärni
ja meil oli alguses plaan võtta 2 koera, üks emane, üks isane, siis tahaks Imbi ja Ärni olnud. Aga praegu meil on ainult Ärni ja Imbi mõtted veel on peas. Et võib-olla varsti on Imbi ka. Milliseid raamatuid soovitate vaatajatele ja kuulajatele? No kes ei ole veel Rehepappi lugenud, ma tean, et osad õpilased on sellised. Et ma seda kindlasti soovitan. Aga kõige rohkem ma soovitan selliseid raamatuid, mis sulle endale huvi pakuvad. Sest ka mina näen, et mu enda sellised huvid on nagu väga palju ajas muutuvad. Ja kui sulle see raamat nagu üldse ka temaatiliselt huvi ei paku, no ma toon lihtsalt täitsa sellise näite, et kui sulle see okupatsiooni aeg nagu absoluutselt nagu korda võib-olla ei lähe, sa ei tea sellest mitte midagi, siis on õudselt raske selliseid raskeid raamatuid lugeda. Et tuleb leida see, mis sulle huvi pakub. Mulle viimasel ajal on ka ajalooraamatud meeldima hakanud, mida ma lapsena absoluutselt ei kannatanud, et kuidas keegi saab heietada ja raamatud, kus on ainult tekst ja mitte ühtegi pilti. Need olid täitsa sellised, et see ei saagi ju raamat olla. Aga tegelikult need huvid muutuvad ajas ja ma soovitan lugeda igasuguseid raamatuid ja tegelikult on vaja ka halbu raamatuid lugeda selleks, et aru saada, et sa oled võib-olla varasemalt lugenud mõnda väga head raamatut. Et tuleb lugeda võimalikult palju, sest see arendab aju, see arendab fantaasiavõimet päris tugevasti. Et filmis, kus sul on kõik nii-öelda ette kantud ja mõtlema pead üsna vähe, pead lihtsalt jälgima, kes mida parasjagu teeb, siis raamatus sa pead seda kõike ise ette kujutama, kuidas keegi kõndis ja mida tegi ja mida ütles ja miks ta seda üldse niimoodi tegi. Et see kuidagi nagu paneb niimoodi filmi peas endal käima ja see arendab tohutult aju. Ja vaadates ka tänaste õpilaste kirjatöid, siis tegelikult see arendab ka väga palju sellist lause moodustamise oskust ja jõuab ka tagasi sinna nii, et võib-olla saad mõne sõna teada, mille tähendust varem ei teadnud. Nii et raamatuid tuleks oluliselt rohkem lugeda, aga tänane elutempo, meie igapäeva elu, seda nagu väga vähe soosib. Nii et tuleb see aeg võtta ja nendesse seiklustesse sukelduda. Aitäh! Täname teid saatesse tulemast. Palun! Aitäh vaatajatele! Loodan, et saite meie õpetaja Ronaldi kohta rohkem teada. Järgmise korrani!